Loomaarst taskus. Saadet lemmikloomade tervisest toetab Tiina Toometi kliinik. Tere! Tere! Lihavõttepühad on käes. Minu vastas istub Kaisa Muutra. Ja Kaisa on kutsutud siia selleks, et ta räägiks meile kanast ja munast. Oli meil siuke kokkulepe? Oli küll, aga ma ei ole veel selgusele jõudnud, kumb ennem oli. No jah, seda ma oleks tahtnud kohe esimesena küsida, aga kuna sa olid kaval ja põikled sellest kõrvale, siis jääb see küsimus endiselt vastuseta, eks ole ju. Ja. Et see on siuke pikem jutu teema. Ja filosoofiline ilmselt, eks. Aga meil on ikkagi selline natukene nõuandev saade ja natukene ka võib-olla selline, mina tahan teha neid põikeid ajalukku, mulle neid väga meeldivad. Siis ma püüdsin aru saada nendest asjadest, mis on nüüd seotud siis munadepüha või kevadpüha või lihavõttepüha või ülestõusmispüha, vaata kui palju nimesid sellel pühal on, eks ole ju. Ja ülestõusmispüha nagu arusaadav, et Kristus tõusis üles. Lihavõttepüha on ka vist arusaadav, sellepärast et siis lõppes paast. Ja. Aga nüüd kas see muna oli siis vaese mehe liha äkki või? Miks pärast ta munadepüha on? Kuigi ma tegelikult arvan, et võib-olla tol ajal, kui see nii-öelda teemaks tuli see lihavõtted asjad, et võib-olla need kanad ei munennudki nii palju ja peeti just kanaliha eesmärgil. Jaa. Et see munevuse või nii-öelda kana munevus on ju, ütleme, et aastakümneid on ju aretatud, et ta muneks rohkem. Ja siis ta võib-olla munes ainult nagu lihavõttepühade ajal. Et algselt ju kanad ju munesid ainult ütleme 5-6 muna, eks. Et aga täna ju ütleme, et siuke munakana parimad munevused on aastas kuskil 280 muna. Yeah. See oleneb väga suuresti nagu tõust. Yeah. Aga kas see mingi seos on ka selles, et kas nad kuidagi kevadel hakkavad rohkem, neil on päike ja soe ja mõnus ja siis rohkem mune või ei ole vahet sellega? Tegelikult on ikka, et kanadel on hästi oluline valgusrežiim, et kui ongi pime aeg, siis nad ei mune, et paljud ütleme, kanakasvatajad ja teavad, etki panevad selle valgussükli, et kuskil 16 tundi peaaegu, et on valgust antakse, võib-olla isegi vähem oleneb, et nad muneksid. Siis on ju loogiline. Kevad või süüa loomset toodet jälle ja siis oli see muna võtta, et sealt tulid need munadepühad üldiselt. Muidugi ma peaks võib-olla kutsuma millalgi Marju Kõivapuu jälle siia rääkima kõikidest nendest tagamaadest, sest mul tegis ka küsimus, et miks jänes toob mune. Siis need lihavõttepühad on ju ka jänesepühad. Minule lapsepõlves oligi see seostus kõige rohkem sellega, et käis jänes. Et jah, okei, see ongi see, et võib-olla, et jänes on kogu aeg väle, aga siis ükskord aastas muneb. Me läheme praegu väga utoopiasse ja räägime nüüd ikkagi mingit asjalikku juttuga. Et okei, las ta muneb, aga miks ta neid värviliselt teeb? See on keerulisem küsimus. Minule tõi jänes suka sisse, tõi kingituse. Ja siis ma mõtlesin, mis asi see lihavõte seal juures on, et kust seda liha ja miks võetakse. Aga selge. Okei, igatahes said pühi kõigile. Ja ilusaid värvilisi mune ja see on endiselt minust väga tore see komme, see munade värvimine ja koksimine ja neid meetodeid on ju palju, kuidas neid värvida saab, aga meie räägime siis sellest, mis eelneb värvimisele, et kuidas me need munad saame. Ma lugesin Wikipeediast, et see kana, kes on siis faasani ka sugulane, faasanlane, et neid kodustati alguses üldse hoopis kukevõitluste pärast. Tõenäoliselt, sest et see oligi see, et kui nüüd alguses hakati kodustama, ega nad ju siis kohe nii-öelda seda munatoodangut ei andnud. Et nad olidki võib-olla nagu dekoratiivlinnud, kasutati kukevõitluseks ja siis vaadati, et siuke hea kodune lind, et võrdlemisi rahulik ja nii-öelda kannatab kodus pidama ja siis hakatigi selle aretusega pihta, et teda siis praegult on meil 3-suunalised nii-öelda aretusega loodud linnud siis nii-öelda munakana, tõugu, neid on kuskil võib-olla isegi 100 ringi on neid tõuga erinevaid, siis on lihamunakana tõugu ehk siis 2-suunalised, et nende näiteks puhul ongi, et nad munevad võib-olla natukene vähem kui munakanad, aga mingid toodangud nad annavad ja ma tean, Prantsuse presse on üks selline tõug, et need on Prantsusmaal nii-öelda aretatud
ja muidu vaata, kui kukel ei ole justkui nagu suurt eesmärki peale karja talitsemise, et siis nende puhul kasvatatakse ka kuked nii-öelda 3-4 kuuliseks, et siis nii-öelda kuked lähevad tehakse kukesuppi. Jah, ja siis kanad munevad. Ja siis on puhtalt nii-öelda broilerid, ehk siis ongi nagu lihakanad, et kui munakana alustab kuskil munemist 3-4 kuuliselt, olenevalt siis tõust, siis nii-öelda lihakanad selleks ajaks juba. Et on juba ära söödud. Et nii-öelda need broilerkanad siis või lihasuunalised kanad, et nende valmidus on kuskil juba 37 päevaselt. See eluiga väga lühike. Aga millal see broileri hullus peale hakkas? Sest vanasti oli nii, et kana lihtsalt munes, nii kaua kui munes ja siis ühel hetkel siis tehti ta suppi. Ja kanaliha, ma ei tea, kas ma nüüd õigesti mäletan, aga mul on kuidagi jäänud ajaloost meelde, et seda ei olnud nagu väga palju saada, et see oli nagu pigem selline erilisem toit, see kanasupp, et antiga haigetele ja toibujatele ja et see ei olnud nii, et sul iga päev on kanatiivad on laua peal, et see tekkis ilmselt eelmisel sajandil millalgi siis nende suurte broileri kasvandustega vist või? Jaa, aga see ongi see, et see munakana liha on hoopis teistsuguse struktuuriga, et sa ei saa temalt seda õrna struktuuri, et seda süüa. Ja kuna ütleme, et siis tervisliku toitumiste soovitustes on ka, et ikkagi valge liha, kus on nii-öelda vähem rasva ja nii-öelda siis nii-öelda turg paneb selle nagu tellimuse paika nii-öelda. Aga kui nüüd keegi tahaks endale võtta ise, ma ei tea, broilereid nüüd vaevalt, et see on juba farm, aga me ei räägi täna nagu sellisest suur linnupidamisest, aga et mul võiks olla mõni kana, et mul on omad munad võtta. Ja see on niisugune imeline mõte, et neid paarikanapidajaid on ka nii-öelda Nõmmel, eks, kes oma hoovis peavad 2-3 kana. Aga seal on igast erinevaid nüansse, millega siis nagu peab arvestama, et on ikkagi loom. Tal on vaja loomuumast ruumi ja liikumist ja toitu ja nii-öelda keskkonnaohud, mis teda võivad nagu valitseda nii taevas kui maalt enne. Mõtlen just röövlinnud, kes võivad siis nii-öelda kanu ohustada, rebased, tuhkrud, et kõik sellised, koerad samuti, eks, et kui ei ole nagu harjunud lindudega koos. Kas niisugune kass, selline basiilio ka võib kana ära murda või? Kanapoja küll, aga ma ei tea päris tibu kana. Võib-olla kindlasti, et kassid kindlasti tunnevad väikeste kanade vastu huvi ja ütleme, et kui need väiksemad tõugukanad, mingid siidikanad, et kassil käib kindlasti edast jõud üle, aga et mul endal on kanad ja kassid ja seni on nagu saavad kenasti oma vahel hakkama, et nad saavad et sa ei pea neid nagu eraldama, et jumala eest kassi satuks kanade juurde, et nad võivad vabalt olla. Et kui ma lähen kanakausiga nii-öelda kanalasse süüa viima, siis tihtipeale kass saadab mind, et äkki ma saan ka sealt midagi süüa. Kanala võiks ju olla selline koht, mis ahvatleb mingeid närilisi ju, sest et terad ikka teinekord kukuvad. Jaa, olen ka sellega kokku puutunud, et hiired on nagu põhiline ja rotid samuti, et kes siis nii-öelda vabalt saadava toidu juurde tikuvad. Aga see ongi see, et kuidas sa nii-öelda siis seda lindude elamist siis nii-öelda kaitsed ja nii-öelda siis ehitad, et ei oleks närilistel ligipääsu. Et siis on see kass ju seal täitsa nagu oluline tegelane siis. Aga läheme jälle tagasi, tahan kana. Ma juba tean, et sa ütled nii, nagu mina ütlen kõigile koera tahtsitele, et ära võtta, sina ütled mulle ära võtta, mina ikka tahan võtta. Millest ma siis nüüd üldse alustan? Ostan mingi raamatu kanakasutaja aabitsa või? Jaa, tegelikult internetis on väga palju nii-öelda materjali kanakasvatuse kohta saada ja on nii-öelda ka need Facebooki harrastajate nii-öelda linnupidajate grupid, kus saab nõu küsida ja värke. Et ütleme, et info osas on rohkem kui küll seda saada. Aga ütleme, et iga looma puhul, et kas see on siis koer, kass või kana, et pead ikka nagu läbi mõtlema, et sa ei võta seda suveks, et sa pead mõtlema ka, et kuidas sa teda ka talvel hakkama saad, et kõik söötmised, jootmised, ka haigused, eks ju, et sellisega, et nüüd kõikide asjadega peab arvestama. Aga nüüd ütlemegi tõesti, et suvel ta võib sul seal
kuuri all olla, noh, kui on kindel kuur ja rebane neid ära ei vii, aga mis siis talvel saab? Ehitan keskküttega maja või? Ütleme, et lindude puhul, et mingi külmataluvus neil ikkagi on, aga ütleme, et nagu kõikid loomad, et nemad samamoodi ei talu tuuletõmbuseid, et seda jahedust ja ütleme, et jahedusega võib ka arvestada seda, et muna nii-öelda siis toodang võib nagu langeda sellega, et kui on külmem temperatuur ning ma tean, et meil on ütleme, et küla vahel on ka, et kes võttis endale suvilasse suveks kana ja siis otsivad talveks neile talvekodu. Aga et kas alati leiad. Jah, see ei ole jätkusuutlik väga. Et nagu need kassipoed, et võtan suveks kassipoe ja siis sügisel on igal pool nii-öelda hulkuvad kasse täis. Aga see on siis nagu lihtsalt sellepärast, et nad lähevad seal suvilast ära, et nagu seal nagu aastaringselt elad, siis mis see siis vahet on, et kui sa tõesti ei pea nüüd nagu sügavalt soojustatud majadele ehitama, kui palju siis talvel tema pidamine siis on keerulisem, ma saan aru, suvel ta siblib ise, aga sa pead ikkagi ju teda ju valvama või kaitsma kõikide need ohtudest, mida sa juba mainisid ja millest me veel räägime. Talvel siis ma ei lase teda sealt kuurist ilmselt üldse välja, siis ta ongi seal kuuris siis, jah? Ütleme, meil on, kui kanadel nii-öelda võimalus aastaringselt õues käia, eks nad ise ka tunnevad, et kui on liiga külma, siis sinna õue ei tiku, eks. Aga neil peab olema võimalus siis nagu soojas olla. Et saab panna ka nii-öelda lisa neid soojalampe, näiteks või radika nii-öelda kanade juurde. Ja ma tean, et mitmed mul tutvusringkonnas on ka, et kui neil ongi muidu õue peal see kanatraktor, kus nad saavad siis nii-öelda soojal perioodil olla ja liigutatakse nii-öelda ühelt roheliselt lapilt teise peale, siis talveks on nad pannud siis näiteks garaaži või kuuri, aga siis panevadki nii-öelda selle lisasoojuse ja nii-öelda valgusega. Seleta lahti, mis on kanatraktor? Nimetatakse kanatraktor, et see on nii-öelda need liigutatavad siis kanalad. Et need on rattad on kuskil, et rattad on all, et need on nii-öelda erinevate suurustega, et kui sul on siis, pead ikkagi arvestama kas sul on 3 kana või 300 kana, eks, et kui suurt sul vaja on, et 300 kana vist juba enam ei liiguta või? Liigutatakse küll, tõesti, et on olemas sellised, et tean, et Saksamaal on päris populaarne nii-öelda, et ongi suur karjama ja sul ongi see suur kanatraktor, mis on siis nii-öelda traktoriga küll liigutatav, aga ikkagi liigutatav, et siis sa saad nii-öelda neid karjatamise alasi siis vahetada, et kui üks osa on murust paljaks öödud ja ära siblitud, et siis et saab järgmisse kohta viia. Aga nad siblivad ikka nii ära, et kõik? Eks ole, rohuliblet ka ei ole? Kõik võtavad. Aga pärast jälle kasvab, sest mingid seemned ikka kuhugi jäävad, aga sa ei pea hakkama seal külvamas käima jälle muru, pead või? Naiivselt loodan seda alati, et hea küll, las ta siblib endale siia aeda ühe augukese ja võib-olla jätabki mõne väetist natukene maha, et siis tuleb järgmine roheline peale. Aga tuleb või? Nad lähevad uuesti sinna samasse, et me ei ole nagu nii pingsalt nagu piiranud seda, et mul ei ole midagi selle vastu, et kana tunneb rõõmu, et saab selle nii-öelda mullavanni võtta ja ma siis mõtlen seda, et ühel hetkel sul on ainult must maa ja ta ju tahab ka rohu peal käia või ei taha? Tahab, see on ju huvitav tal sealt ka otsida midagi. Üks asi on otsimine ja teine on ütleme, et kui vanasti olid maamunad olid kollased, et see on nagu puhtalt toitumise mõju, on see rebukollane. Mida ta seis siis seal? Karotinoide. Nii? Et see näitabki, ütleme, et muna kvaliteeti siis hinnatakse rebuvärvuse järgi. Et maamuna on hea kollane, sest on saanud muru süüa ja nii-öelda vabalt liikuda. Aga seda saab ka nii-öelda teislikult siis seda munarebuvärvust mõjutada, et kui sa ostadki teravilja või siis ütleme, et kanade täis sööta, mis on siis lisatud karotinoididega. Aga mida sa lisad sinna siis? Porgandid? Ei? Karotinoidid, ongi nagu selle nii-öelda A-vitamiini derivaat, mis need on, eks. Et siis ta nagu mitte nagu mingid konkreetsed toiduainet, mitte ei annagi riivitud porgandit, vaid sa saad nagu mingid pulbrid, mis on tööstuslikult juba olemas. See on niisugune nagu lisaaine. Aga see traktor tavaliselt ju siis koosnebki sellest, et seal on see mingi majakene, eks ju, ja siis on seal see nagu see võrestatud, et see ühiselt see kodu koos aiaga liigub, eks ole, enamasti on nii, eks. Et on nii-öelda see
kinnine osa siis, kus ta saab rahulikult munemas käia, et ma olen täheldanud, et kanadel on hästi oluline see munemise privaatsus, et nendel munakastidel või siis nii-öelda pesadel on kardinad ette või siis see on privaatne tegevus, ütleme siis nii, et ma tahan rahulikult muneda siin, et ärge mind tülitage. Või kui siis ütleme, et praegu väga paljudel tõugudel ei ole see säilinud, aga mitmetel on, et mul endal ka on erinevaid tõugukanasid, osad on väga tugeva haudeinstinktiga. Et ta ei taha, et sa ära võtad selle, eks ole. Ja siis ta võib täitsa kurjaks minna, et kui sa lähed muna alt ära võtma, et siis sa saad sealt nokka hoobi tavaliselt. Aga mingit kavalust saab siis kasutada või? Kavalus on see, et sa panedki kindlad kätte ja siis tõstata sealt ära pesast, et kui ei ole nagu eesmärk enda munadest lasta kanal nagu haududa. No aga kui seal kukke juures ei ole, siis sellest haudumisest ei tule ju midagi välja või? Ei tule jah, aga instinkt on ikkagi neil. Aga meil on olnud, et üks tõug on kotšin, ta on niisugused suured karvased tõud, või jalad on sulgedega, väga ilusad efektsed annavad välja ja sellel kanal oli säilinud see haudinstinkt ja me jätsimegi talle munad alla ja kui ühel päeval läksidki siis nii-öelda kanalasse, siis vaatad imearmas tibu nii-öelda ema tiiva alt siis vaatas vastu. Ja siis temast sirgus kukk ja tema jäi meil nii-öelda siis karjajuhiks. Okay. Et oli siuke oma... Aga kas see ei võikski olla siukene eriti looduslähedane ja ilus pidamine, et sa jätadki talle mõne siis haudumiseks ja ülejäänud korjad ära? Jaa, aga see ongi see, et kana, kes läheb hauduma, 21 päeva haudsu. No ja siis ta ei mune sulle enam, eks ju. Et tema jah ei mune, aga teised ka munevad ja siis kui ta käib aeg-ajalt ju pesalt välja ja siis keegi teine kana läheb, teeb sinna veel muna juurde. Et siis lõpuks sa siis sordi neid, et milline muna mul on seal 3 päeva olnud. Risti peale taha ei saa või? Olen teinud, et püüdsime niimoodi sortida, aga võib-olla ma ei olnud piisavalt järjepidev, et me oleme ise, meil on haude või inkubaator on olemas, et me oleme aeg-ajalt siis ise mune pannud hauduma ja just siin praegult ongi nii-öelda siis kanakasvatajatel, linnupidajatel on tibutamisaeg. Et kuskil veebruaris või märtsi alguses pannakse siis nii-öelda inkubaator tööle ja siis kevadeks siis tulevad tibud. Et just sel perioodil, et noored kanad siis kevadel, et sa saad neid väljas pidada, et ja ei ole nagu külm. Ja siis kuskil augustis hakkavad siis munele, et siis ongi nagu siuke hea tsükkel. Aga ütlen ausalt, see aasta meil ei ole inkubaator tööle pandud. Okay. Teil on piisavalt kanu, et ei taha neid juurde siis? Tead, ütleme niimoodi, et vannitoos ei ole ruumi praegu. Okay. Et me ikkagi inkubeerime neid toas ja nad on ikkagi pisikesed, aga see, kuidas ta sealt munast ennast välja askeldab, et võidki tundideks vaatama jääda, et see on nagu siuke nii imeline protsess. No, et siis varsti hakkate jälle siis, et lapsed saaks vaadata. Ja, et ongi, et hauduvad või tibud tulevad välja ja siis nad kuskil 6 aega elavad meil soojas vannitoas, siis maikuus, enne kui kasvuhoonesse on taimed pandud, et siis on nii-öelda kasvuhoones sooja lambiga ja siis nii-öelda noorkanadena, et siis saavad kuskil juunikuus teiste juurde minna. Aga vanasti kanad vist olid niimoodi, et kui oli lehmalaut, mida ju ei köötud, eks ju, aga lehm ise ilmselt juba nii palju nii-öelda eritab soojust, et kui seal oli siis 2 lehma ja lammas ja siga, siis see kanal seal tavaliselt külm vist ei hakanud enam. Ei hakanud küll, et mul on üks pilt paar aastat tagasi tehtud, see aasta ei olnud teab, mis külmagi. Aga kui oli siin paar aastat tagasi päris krõbe külm, et õues oli mul lammas, korralikult villakuues nii-öelda ja siis kanad olid ta seljas, varbad soojas nii-öelda. Ega loomad ei ole rumal, et kui mul on külm, siis ma leian lahenduse. Ja see on jälle nagu nii tore see kooslus, et see on nagu kuidagi palju elavam ja armsam kui see, et neid ongi mitu tuhat kusagil selles suures farmis ja nad oma elus ei näegi kunagi lammast, eks ole, äkki ma ei tea, kas see kana on sellest lambast rohkem huvitatud kui ainult, et ta saab sooja, aga ikkagi kuidagi see mitmekesisus on väga tore. Mis kana üldse
mida kana üldse arvab elust? On sul aimu ka või? Sest jälle, mida Vikipeediast lugesin, esimene lause oli, kana on suhteliselt väheintelligentne, ei otsi võimalust takistusest mööda pääseda. Mis hinnang see selline on? Ma tean mitmeid inimesi, kes ka ei saa aru, takistusest saab lihtsamini mööda kui otse läbi minnes. Et ma natuke solvusin selle peale, aga ma ei tea, mida ta arvab või tunneb ta su ära või... Ja tunneb küll. On jah? Ja hääle tunneb ka ära. Et kanadel on siuke, nad ikkagi ju tuvastavad oma liigikaaslased ja oma nii-öelda karja ära ja nii-öelda, kes nende juures iga päev käib, et ja kui ma lähengi nii-öelda selle, meil on kanakaus roheline, et kui ma lähen rohelise kausiga või ämbrikesega nii-öelda kanalate poole, siis ma ei pea midagi ütlemagi, nad on juba minu lähedal, et äkki ma midagi tõin. Nad näevad rohelist värvi? Ma arvan küll siis. Sest ma lihtsalt küsin, et ma ei tea. Ei, nad näevad punast ka. Sest koer ju punast ei näe. Kanad näevad. Okay. Sest ma tean, et suvel, kui meil käis külaline plätudega ja tal olid varbaküüned punased, siis kanad läksid neid nokkima. nii et võib-olla nad arvasid, et mingi mari või mingi asi on, et ma ei arva, et nad ei näe värve. Ja nende omavahelisi suhted, neil on ka seda koolikiusu on neil päris ikka on, et neil on oma see hierarhia paika pandud, et üldiselt on ikkagi kukk on pealik, kui kukk ja karjas ei ole või kui kukk on siuke allaheitlikum, siis nad ikkagi oma sees leiavad selle pealiku, et meil oli üks nii-öelda kurikana, aga ta oligi väga niuke alfa siis, et rivistas seal ja kõige, ütleme, et kui ma vaatan, istun terrassil, vaatan, millega mu kanad tegelevad, et kui on seesama haudeinstinktiga kana ja ma tõstan ta pesalt ära, siis ta on hierarhias nii-öelda justkui kõige madalamal. Teised lendavad talle peale. Vähemalt see kurikana lendas talle peale. Ja kukkedel on ka, et ikka on üks on pealik, et soovituslik on, et kuskil 10 kana juures võiks üks kukk olla, kui küll üldse kukke siin nagu juures on. Et kukke ei ole vaja selleks, et nad muneksid. Kukk on pigem see, kes hoiab oma karja koos, hoiatab neid, et neil on omad sellised kutsumised ka, et kui mul kuskil põõsaste vahel rohelisuses kanad siblivad, siis kukk käib pea püsti ringi, et justkui hoiab nagu territooriumil silma peale ja kui mingit ohtu näeb, siis annab märku ja kanad kohe tulevad tema juurde või siis nii-öelda jooksevad siis selle kanala poole. Et on nagu hea valvur on ikkagi. Aga kui sul on üle 10 kana ja siis peaks olema 2 kukke, et kas need omavahel hakkavad seal madistama ka? Joo, nad panevad ka paika. Et siin on minu kanad, siin on sinu kanad. Kui, ma olen näinud, kui mul oma kukked omavahel kaklevad. Okay. Ehk siis nad ikkagi panevad oma selle positsioonid paika. Aga positsioon on paigas, siis pärast enam ei veheldame enam. Ja siis on üldiselt ollakse rahulik, aga vaata, et see minu kana juurde ei lähe. Ja kui sa lähed, siis ma tulen sulle nii-öelda... Sest on kukesaatus selles mõttes on natuke kurb, et ma kujutan ette, et kui meil on nüüd munad ja need munad välja hautakse, ega seda ette ju ei tea, kes sul tuleb kana või kukk. Ei tea. Eks? Ja siis on suur hulk kukkesid ja neid ei ole ju nii palju vaja, eks ju. Ja. Et see on natuke kurb lugu. Et kui praegu ongi linnukasvatajad tiputavad igal pool, siis paari kuu pärast või 6 aja pärast annan ära kukke. Ja. Aga see on keeruline. Ütleme need, kes on nagu siis tõupuhtad või siis mingit dekoratiivse väärtusega või aretusväärtusega, et siis neid saab raha eest. Aga ütleme, et kui on lihtsalt dominant kukk või nii-öelda, et siis kas leiab kodu või ei leia. Aga nii, et kasvatad siis üles ja siis saad vähemalt supi. Nii ka tehakse. See on nagu siuke väga pragmaatiline, aga mis teha siis? Et broilerite puhul ei ole nagu vahet, kes on kuku ja kanad, need lähevad kõik ahju nii-öelda. Munakanade puhul see kukk on, tema nii-öelda see konditsioon ei ole selline, et seal oleks ka mingit liha, et puljongi ikka saad ja natukene kraabitselt, aga munakanade puhul või need siis nii-öelda lihamunad suunalised, et need ongi need, kes kukked kasvatatakse kuskil 3-4 kuuliseks, et neil oleks nii-öelda liha ka ja neil siis realiseeritaksegi toiduks. Jah, aga jälle, kui inimene neid ei sööks ja mune ei tarbiks, kus need kanad siis oleks, ega nad metsa elama ei lähe oma pead ju.
soojades riikides ilmselt elaks mingisugune hulk neid metsikult, aga nii nagu metsikuid kanasi ka. Jah, muidugi. Või nagu lehmelap Indias, eks. Jah, igal pool, vabalt. Jah, aga no vist mitte nüüd ei tea, kui palju need. Et see ongi selline, minu meelest on see nii keeruline tasakaal, et ühest küljest me ju ikkagi ekspluateerime neid, eks ole ju. Aga võib-olla siis püüaks kuidagi nii hästi ja viisakalt neid ekspluateerida, kui vähegi võimalik. Nüüd räägitakse sellist õnnelikest kanadest, ma julgen mune juba tänapäeval osta ainult selliste sinusuguste käest, sest ma nagu tean ja ma olen näinud, kuidas need loomad on, aga ma saan aru, et teinekord poes võib olla küll mingid õrrekanad või õnnelikud kanad ja siis pärast välja, et neid ikka peetakse kõiki kuskil suures kombinaadis suhteliselt nagu kehvades oludes. Kuidas ma jälle ütlen, mis teha, eks ju, et inimkonda tuleb toita, aga et kui mina saan nagu valida, et siis ma valiksin selle õnneliku kanamuna, aga ma ei tea, kas see termin üldse on õige ja kui suur see vahe munal ei ole. On ikka. Kas on õnnelik ma ei tea, mina ei tea, mul tütar ütleb küll nende munade kohta, need on nii head, aga võib-olla ta tahab nii mõelda. Aga see on ka see, et mis teeb siis kana nagu õnnelikuks, et kui ta on seal suures karjas, ütleme, et ka vabapidamisel suures karjas, võib-olla ta on õnnelik, et ta on suure karja osa. Või kui ta on, või ta on siis õnnelikum, kui nad on kolmekesi koos. Et see on ka suhteline. Ma ütlen, et ega me ei tea. Aga mulle endal kodus tundub, et mis teeb kanu õnnelikuks on see, kui nad saavad mu lillepeernas käia siblimas. Et või tegelikult ma ju ei taha neid sinna, aga see pakub neile alati nii palju rõõmu millegi pärast. Aga see on mingid spetsiaalpeenart, millest sulle ka kahju ei ole, sa ei saa nagu moodustada või ta läheb just sinna peenrasse? Ta läheb just sinna, kus on nagu kõige ägedam, et meile just vaatasin, et mul ei ole veel midagi, ühtegi seemet kuskile külvatud, eks, aga kasvuhoone ääres on mul tehtud need külvikastid ja eile nad olid seal 4 sees, et hea küll, täna võite olla, aga paari kuu pärast, kui ma seal midagi muud mingi mul eesmärgil neid kasutan, siis ma ei taha teid siia. No jaa, mis siis, et see teid õnnelikuks teeb? Jaa, aga see on raske selgeks teha, kogu lubasid. Ja just. Vastuolulise signaalil on. Väga vastuolulise signaal. Äkki nad ei ole üldse õnnelikud, vaid on kiuslikud. Võib nii, ma niipidi ei mõelnudki. Räägime natuke ka sellest, et küll, et tal peab olema soe ja tal peab olema soe ja tal peab olema toit ja ma ei hakka praegu selles toidus peatuma. Tegelikult üks asi küll, et kui palju neile siis võib anda ära kõike seda, mis majapidamises üle jääb. Mulle väga meeldib see, kui midagi üle ei jää. Ma praegu lihtsalt toidan mingi metslinde ja ma ei tea kedagi igasuguste ülejääkidega. Ma tahaks, et kõik saaks ära kasutatud. Kõik meie näiteks, et kui meil lapsed peres vaata, et ikka jääb mõni toit järgi, et ongi, et läheb kanakaussi, et iga päev nad saavad suuremal, väiksemal määral ikkagi mingit lisatoitu, nii-öelda siis kodutoidust, mis on nagu järgi jäänud, aga ütleme, et söötmise osas neil on ikkagi oluline, et nad saaksid oma ained kõik kaetud, et me anname munakanade täissööte ja lisaks on hästi oluline anda neile kas siis nii-öelda teokarpe või siis peenikest kruusa või midagi sellist, sest kanadel ei ole hambaid ju. Neil on lihasmagu just, ja see toimib nii-öelda nagu veskina. Ehk siis et ta saaks seda sööta parimal viisil omastada, siis tal on vaja seda kuskil purustada. Et söötmise osas on ka oluline, et tal oleks ikkagi nii-öelda mingit eraline fraktsioon juures, mis ta saab nii-öelda teist toitu siis lõhkuda. Aga sellest kodutoidust, kas seal on mingid piirangud, et kui sa sööd ise mingid tohutud vürtsist karrit või ma ei tea, mingid sellised asju, et talle ei sobi need või on kana selline universaalne tüüp? Just on universaalne, et meil oli probleem, see oli lihtsalt käitumuslik harjumus, kana sõi mune endal pesakastist. Ma tegin katse, panin siis wasaabiga kokku selle mune. Kas kedagi huvitad see? Wasaabi läks ka, jah? Wasaabi läks ka, et nagu, et see ei olnud. Ei midagi ei juhtunud temaga. Ja maitse osas nad ei ole ka nagu väga valivad, et kui jääb maasikatort järgi ja nii-öelda sprotikonservi, et ja kui ma need kokku panen, siis läheb mis kiirusega see kõik sisse, nii et
Kuule, aga natuke tervisest ka, praegu on see linnugripp ju siin maailmas lendleb ringi ja kui palju me seda kartma peame? No kartada võiks ikka ja seda olulisem ongi, et kas ma pean 1 kana või 3 kana või 300 kana või 15 000 kana, et oluline ongi, et sa oled nii-öelda teavitanud enda linnupidamisest ehk siis selle eesmärgil, et sinuga saadakse siis ühendust teavituskiri, et kui on Eestis levimas linnugripp ja midagi sellist, et minule teadaoleva info põhjal see aasta ei ole kuskil Eestis registreeritud linnugrippi. Vist ei ole, jah. Ja minu teada ka eelmine aasta ei olnud, aga paar aastat tagasi oli. Ja ta on nagu vist ikkagi lähedal, et ta kusagil on olemas. Ta on Euroopas olemas, et aga just ongi see, et kui ta peaks tulema tüütütüüeni, et siis, et ma saan nii-öelda selle linnupidajana selle info aegsasti kätte, et siis nii-öelda piirata ajutiselt lindude nii-öelda liikumisvabadust, et nad saan siis rohkemat aega siis laudas või kanalas ja nii-öelda pealt on kaitstud, et siis rändlinnud ja teised linnud, kes siis saavad vabalt ringi linnata. Katus olema siis, eks ole? No põhimõtteliselt küll, jah. Sest praegu ma saan aru, et peab olema ka pealt mingil määral kaitstud, sest muidu tuleb mingi kanakull ja viib nad ära, eks? Või aitab teie tubli koer? Meil aitab tubli koer, et selles suhtes on koer karjas, et see hoiab nagu eemale, aga kui ei oleks, siis tõenäoliselt on kana nii-öelda õhust hiireviule või kellel iganes nii-öelda justkui kerge saak. Nii et praegu nad ei pea olema pealt katud, et ma olen väga palju vastuseid su käest saanud, aga ilmselt kui ma selle kana nüüd ikkagi võtan, siis ma hakkan sind uuesti piinama. 1 kana vist ei ole mõtet võtta, 1 kana ei ole õnnelik, eks ole ju. Tema ei ole õnnelik, ma tõenäoliselt arvan, et ta ei ole. Et tema tahaks ikka mõnda sõpra veel. 3 on seltskond. 3 on seltskond. Ja kukk? Võiks olla. Jah, kui su naabrid sellest ei lase ennast häirida, siis jah. Ja, võt selle peale peab ka mõtlema, eks ole ju. Ja. Aga selline, ma nägin kunagi mingit filmi, kus oligi peeti 1 kana nagu lemmikloomana ja pandi riideid selga. Minust tekitas see kohe nagu hästi sellised vastakaid tundeid, mulle ei meeldi ka koertele ja kassidele riiete selga toppimine. Ainult kui sul on külm, või tõesti mingi haiguse või millegi tõttu. Mis see kana peaks kleidi ja retikoga käima? See on ju täitsa arulage minu meelest, eks ju. Nõus. Ja kindlasti siis teda veeti kuskile kohvikusse, ta istus seal selles auto või selles rattakorvis ja siis käidi taga, aga ma ei tea, võt nüüd jälle ma olen näinud mingit seriaali või mingi sari oli ka, et üks naisterahvas pidas 1 kana. Ja midagi. Ja ta käis tal toas ringi ja kodus ringi. Aga ma just mõtlengi, et nii, aga mõtle, koer on see, et sa õpetad ära, et tuppa ei tee. Aga ma ei tea, ma jään võlgu selle vastuse, et kas kanale sa teed selle asja selleks, et ei tehta igale poole. Kui omanikus ei häiri, siis see ei ole jälle ka minu asi, aga minul tekkis pigem see küsimus, et kui ta teda võttis mingitele seltskondlikele üritustele kaasa, et ma nagu millegipärast kujutan ette, et kana on selline ettevaatlik, et ta ei ole väga jube äge, tulime uude kohvikusse, mis siin toimub. Nagu paljud koerad on, aga mitte ka kõik, eks ole. Et kas see on tema suhtes nagu õiglane, et me teda niisugustesse kohtadesse kaasa peame? Just ongi, et kas on nagu vajadus tassida nii-öelda, kas lemmiklooma või ütleme, et kana on ikkagi tegelikult nagu põllumajanduslooma all ikkagi, et vedada kohvikusse. Mis eesmärk sellel on? Mis eesmärk sul endal on ja miks see kana nagu vajalikkus seal on? Ei saa küsida ka ta käest. Täpselt, et kui pidada, võib-olla siis resümeerime niimoodi, et kui pidada kana lemmikloomana, siis võiks neid olla mitu ja me ikkagi peame arvestama tema loomu omast nii-öelda eluviisi ja käitumist ja kuna rätik ja kleit ei kuulu sinna jalgrattakorvis sõitmine, siis jätaks selle õige ära. Ja tagama kõik loomade heaolu nii-öelda aspektid ka ikkagi. Just, väga hea. Aitäh ja mune koksima. Teeme nii. Loomaarst taskus. Saadet lemmikloomade tervisest toetab Tiina Toometi kliinik.